Ukraina sõda iseloomustab ilmselt kõige enam droonide kõikjalolek ja see, kuidas nende vastu kaitsta. Venemaa ise kulutas aastaid droonivastase arhitektuuri ülesehitamiseks, lähtudes lihtsast põhimõttest. Kui sinu tavapärased radarid ja raketisüsteemid ei suuda droone tabada, siis ehk su mehed maapinnal suudavad seda. Selleks kasutas Venemaa mobiilseid tulemeeskondi, kes olid paigutatud igale tõenäolisele droonide lähenemiskoridorile, relvastatud raske kuulipildujate ja lühimaa relvadega, oodates madalalt lendavaid Ukraina platvorme. See oli algeline, see oli odav ja mõnda aega see töötas. Tegelikult oli see taktika, mille Venemaa kopeeris Ukrainalt, arvestades kui ebaefektiivsed olid nende enda droonirünnakud improviseeritud kaitse vastu. Aga Venemaa jaoks ei paista see enam töötavat. Pärast 4 aastat sõda on Ukraina mehitamata süsteemide väed hakanud varustama oma ründedroone juhitamata õhurakettidega, relvaklassiga, mis seni kuulus ainult ründelennukitele ja kopteritele. Mehitamata süsteemide vägede ülem Robert Madja Madjabrovdo otsustas nende arengute üksikasjad väga avalikuks teha, osaliselt seetõttu, et Venemaa näib olevat halvasti varustatud sellele uuele ohule vastamiseks. Näete, Venemaa mobiilsed tulegrupid, mis on nende madalal kõrgusel lendavate droonide vastase kaitse nurgakivi, seisavad nüüd silmitsi drooniga, mis suudab vastu tulistada ja see muudab kõike. Et täpselt selgitada, kuidas see toimib, peame uurima nii kasutatavat relva kui ka probleemi, mille lahendamiseks see loodi. Kõnealused raketid kuuluvad laskemoona perekonda, millel on pikk ja mõnevõrra keeruline ajalugu. NURS, mis on vene keeles juhitamatu lennundusrakett või selle Ukraina vaste NAR, tähistab sama tüüpi relvi, mida lääneallikad nimetavad tavaliselt UAS-iks ehk juhitamatuks õhuraketiks. 2 tüüpi rakette, mida Ukraina droonidel kasutab, on S557 mm rakett ja raskem S8, mille läbimõõt on 80 mm. Mõlemad on Nõukogude ajastu konstruktsioonid ja mõlemaid on kasutatud peaaegu igal mandril, kus Nõukogude Liit või selle järglasriigid on otsustanud sõdida. S5 on nii vana, et selle päritolu ulatub tagasi aastasse 1946, mil Nõukogude insenerid hakkasid uurima Teise maailmasõja lõpus kätte saadud Saksa RR4M rakette. RR4M ise, hüüdnimega Orkaan, oli läbimurre õhuvõitluses. See oli lihtne, juhitamatu, kokkuklapitavate stabilisaatoritega rakett, mida Luftwaffe piloodid kasutasid liitlasvägede pommitajate formatsioonise lõhkumiseks. Nõukogude võimud mõistsid selle kontseptsiooni potentsiaali ja veetsid järgmise kümnendi omaenda versiooni arendades. 1950. aastate keskpaigaks võeti S5 kasutusele, algselt õhk-õhk relvana varajastele reaktiivhävitajatele nagu MiG-19. Enne kui doktriin muutus ja sellest sai standardne lähitoetusrakett kogu Nõukogude taktikalise lennuväe jaoks. Afganistan oli koht, kus S5 raketti võib-olla kõige põhjalikumalt katsetati. Nõukogude Su-25 ja Mi-24 meeskonnad kasutasid neid laialdaselt mudžahiidide positsioonide vastu kogu 1980-ndatel, kuid tagasiside polnud julgustav. Raketid hajusid pärast väljatulistamist laiali ja eemaldusid sihtmärgist, selle asemel, et sellele koonduda. Üks tollaseid levinud hinnanguid oli, et S5 kõlbas vaevalt millekski, nagu Nõukogude piloodid anekdootlikult ütlesid, vaenlase kandade kõditamiseks. Lõhkepea polnud lihtsalt piisavalt suur, et usaldusväärselt tappa hajutatud jalaväge raskel maastikul ning juhitamatus tähendas, et soovitud küllastusefekti saavutamiseks tuli tulistada tohutul hulgal rakette. Täpsemalt öeldes oli raketi hajuvus 3,5 milliradiaani ehk M-raadi, mis tähendab, et iga kilomeetri kohta kaldus see sihtmärgist kõrvale 3,5 meetrit. Imperiaalühikutes on see umbes 18,5 jalga miili kohta. Nõukogude Liit hakkas lõpuks paigaldama S5 raketipodasid T-62 tankidele, PTR-70 soomustransportööridele ja Uraali veoautodele, kasutades neid improviseeritud maa-maa suurtükiväena. See ütleb sulle kõik selle kohta, kui meeleheitlikult nad vajasid tulejõudu ja kui kaugele relv oli oma algsest rollist eemaldunud. S8 oli S5 loomulik uuendus, mis võeti kasutusele 1984 aastal. Suurem 80 mm rakett kandis võimsamat laengut, kus baasversiooni kumulatiivlaeng suutis läbistada kuni 400 mm valtsitud homogeenset soomust. Raketi toodeti mitmes spetsialiseeritud versioonis, sealhulgas tandemlaengud reaktiivsoomuse läbistamiseks ning killulõhkelaengud elavjõu ja kergete sõidukite vastu kasutamiseks. Teises Tšetšeenia sõjas tulistasid Vene lennukid S8 rakette tihedates salvedes kuni 20 raketti korraga, kasutades neid kindlustatud positsioonide purustamiseks Groznõi ränkade rünnakute ajal.
Süürias kasutasid Venemaa õhujõud S-8 rakette ulatuslikult kogu oma sekkumise vältel, andes tõrjetuld opositsiooni käes olevate positsioonide pihta üle kogu riigi. Ja need on 2 peamist raketitüüpi, mida Ukraina droonid nüüd Vene poolt okupeeritud aladele viivad. Nii et see relv liikus õhk-õhk, maa-maa ja õhk-maa lahingute vahel läbi aastakümnete kestnud doktriiniliste muudatuste ja strateegiliste arengute. Isegi praeguses Ukraina sõjas on narid olnud kohal juba algusest peale. Ukraina väed kasutasid nii SS-5 kui ka SS-8 rakette Donbassis täiemahulise sissetungi varajases faasis. Tegutsedes tingimustes, mis kiiresti näitasid, kui ohtlikuks oli muutunud madalal kõrgusel lähitoetus vastase vastu, kellel on kaasaegne lühimaa õhutõrje. Ukraina tiibadega ründelennukid ja kopterid kasutasid rakette sarnaselt sellele, kuidas neid algselt oli ette nähtud kasutada. Ja seal said nad märkimisväärseid kaotusi just seetõttu, et piisavalt lähedale jõudmine nende kasutamiseks tähendas lendamist pantsiiri, manpadi, toori ja pukisüsteemide tegevusraadiusesse. Kuigi Venemaa oli vaieldamatult ebakompetent ülekaaluka pealetungi korraldamisel, olid tema õhutõrjesüsteemid endiselt enam kui tõhusad Nõukogude ajastu ohtude vastu. Ellujäänud piloodid kohanesid, tõmbusid tagasi kaugematele positsioonidele, kasutasid pommide heitmise tehnikaid ja leppisid täpsuse vähenemisega, et ellu jääda. Kuid raketid ise jäid inventari, oodates platvormi, mis suudaks need sihtmärgini toimetada, ilma et neid teel alla tulistataks. Lõpuks saabus edu. Selleks platvormiks osutus FPFP2, mille tootis Ukraina ettevõtte Firepoint. Sõjalises mõttes oli FPFP2 spetsiaalselt loodud selleks, et rahuldada rindevajadust raskema löögidrooniga, mida operaator saab reaalajas juhtida. Alguses suutis see kanda kuni 100 kilost lõhkepead, lennata umbes 370 kilomeetrit ning edastada operaatorile reaalajas videopilti. Viimane punkt on ülioluline. See võimaldab lennutrajektoori missiooni käigus muuta. See sarnaneb rohkem FPV ehk esimese isiku vaatejuhtimisele, mida oleme harjunud nägema Ukrainast pärit droonide puhul, mitte aga lääne traditsiooniliste eelprogrammeeritud uitlaskemoona puhul. Oma standardses konfiguratsioonis lendab FPFP2 sihtmärgini ja plahvatab, nii et droon ise ongi relv. Firepoint ja mehitamata süsteemide väed on nüüd lisanud teise relvasüsteemi, tiibade alla paigaldatud raketiblokid. S5 konfiguratsioonis kannab droon 2 pülooni, kummalgi 4 raketti, kokku 8 raketti, säilitades samal ajal väiksema lõhkepeaga laengu. See oli oluline strateegiline areng. Sellest võime järeldada, et Ukraina kavatses drooni sihtmärgi pihta välja lasta, kasutades S5 rakette vastaste õhutõrjeüksuste, tavaliselt manpadide, teelt eemaldamiseks ning seejärel juhtida drooni sihtmärki, et see saaks plahvatada. Kinnitus, et seda strateegiat tõepoolest kasutati, saabus 2026. Aasta mai keskel Magyar teatas avalikult, et rakette lasti välja Ukraina kaugmaadroonidelt kuni 500 kilomeetri sügavusel operatsiooni piirkonnas. Kuid olemasolevate tehniliste andmete põhjal viitab see peaaegu kindlasti laiemale kaugmaadroonide laevastikule, mis tegutseb sügaval vastase tagalas, hõlmates ka teisi platvorme peale FPFP2, kuna selle maksimaalne tegevusraadius on umbes 370 kilomeetrit. Siiski viitasid mõned 2026 aasta mai lõpu raportid sellele, et FPFP2 droone uuendati nii, et need suudavad kanda 180 kilomest lõhkepead kuni 370 kilomeetri kaugusele, mis annab neile palju suurema tegevusulatuse. Arvestades, et S5 konfiguratsiooni üksikasjalikud tehnilised andmed tõenäoliselt avalikuks ei saa, mitme väiksema S5 või S8 kombinatsioon võib tähendada. Väiksema lõhkepeaga võib see tähendada, et FPFP2 tegevusraadius võiks suureneda üle 500 kilomeetri, nagu ka teadaandes vihjati. Teine võimalus on, et teadaanne puudutab laiemat droonitegevust, millest FP2-FP2T on vaid üks osa. Olenemata sellest erisusest on selge, et Ukraina on hakanud kasutama rakettidega relvastatud droone kaugustel, mis varem olid mõeldud vaid tavapärastele lennukitele ja kaugmaa uitlaskemoonale. 12. mail ilmusid avatud allikate analüütikute poolt levitatud kaadrid, mis näitasid droonilennul Vene poolt okupeeritud Krimmi kohal, kui see lasi tiiva alt raketi sihtmärgi pihtal ning jätkas seejärel teekonda oma peamise eesmärgi suunas. Sihtmärgiks tuvastati Vene mobiilne tulegrupp. Droon tulistas ja jätkas lendu. Deniss Leitermann, Firepointi kaasasutaja, kommenteeris kaadreid lihtsa tõdemusega. Tema ettevõte suudaks seda teha.
Kuigi ta seda otseselt ei kinnitanud, viitas kommentaar sellele, et kõnealune droon oli kas FP-FP2 või selle pikema lennuulatusega sugulane FP-FP1. Nädal hiljem järgnes kinnitatud lahingurakendus, kus rakettidega varustatud FP-FP2 tabas Vene Musta mere laevastiku strateegilist sidekeskust. See on tugevdatud sõjaline infrastruktuur, mida tabas droon, mis kannab nüüd ka rakette rünnakuks. Selle arenguga kaasnevad kaugemale ulatuvad mõjud väärivad põhjalikumat tähelepanu. Ukraina on nüüd näidanud, et ründedroon suudab kanda toimivat rakettrelvastust koos oma pealõhkepeaga. Selle arengu loogiline järgmine samm, mida juba arutatakse Ukraina kaitseringkondades, ei ole ainult praeguse juhitamata raketikomplekti täiustamine, vaid küsimus, mis juhtub, kui seda kõike suuremaks muuta. Kui FP-FP2 klassi lennukiraam suudab kanda 8 SS-5 raketti ja 200 naelast lõhkepead, siis suurem või pikema tegevusraadiusega tuletis võiks teoreetiliselt asendada juhitavaid õhk-maa tüüpi laskemoona. Ukraina kasutab juba kodumaist juhitavate relvade perekonda ning küsimus, kas piisavalt võimekas droon võiks toimida väikese täppisjuhitava raketi õhust lastava platvormina, ei ole enam puhtalt teoreetiline. Pea meeles, et FP-FP2, mida me 2026 aasta keskpaigaks tunneme, on varasema disaini edasiarendus, mis on mõeldud keskmaa lahinguteks ning mille tegevusraadius ja kandevõime on juba peaaegu kahekordistunud. Arvestades seda, ei ole täiesti võimatu näha pakutavat 310 miili tegevusraadiust koos täisrelvastusega. Et mõista, miks isegi praegune konfiguratsioon on nii murranguline, pead sa aru saama, kuidas Venemaa on viimase 3 aasta jooksul püüdnud drooniprobleemi lahendada ja kuidas iga lahendus on süstemaatiliselt vananenuks muutunud. Aga enne seda kindlasti tellida Military Show. Me postitame iga päev videoid, mis käsitlevad uusimaid arenguid sõjateaduses, geopoliitikas ja sõjanduses. Tagasi Venemaa juurde. Nende esimene suurem vastus Ukraina droonikampaaniale oli elektrooniline sõjapidamine. Venemaa paigutas välja selle, mida analüütikud on nimetanud kaasaegse ajaloo kõige tihedamaks elektroonilise sõjapidamise keskkonnaks, mille eesmärk oli võtta Ukraina droonidelt ära signaalid, millest nad sõltusid. GPS-i segamine halvas navigeerimise. Raadiosageduste segamine ründas juhtimiskanaleid, mida FPV droonide operaatorid kasutasid oma platvormide juhtimiseks. Lairibagasüsteemid püüdsid pimestada sensoreid, mis edastasid sihtmärkide andmeid Ukraina rünnakutele. Mõnda aega töötas see piisavalt hästi, et põhjustada märkimisväärseid kaotusi. Ukraina FPV droonid kaotasid lennu ajal videopildi, mis tähendas, et operaatorid lendasid pimesi ning droonid eksisid või kukkusid alla. Järgmine lahendus oli raadioside eemaldamine. Fiiberoptilised FPV droonid kannavad endaga kaasa juuksekarvast õhemat optilist kaablit, mis kerib drooni lennates selle järel lahti. Juhtsignaalid ja video liiguvad fiibris valgusimpulssidena, mitte raadiolainetena. Puudub raadiosagedus, mida segamissüsteemid saaksid tuvastada, häirida või võltsida. Droon läbib lahinguvälja kõige küllastatuma elektroonilise sõjapidamise keskkonna, nii nagu seda keskkonda polekski olemas. Mõlemad pooled hakkasid kasutama fiiberoptilisi droone ja mõlemad püüdsid neid erinevate vahenditega tõrjuda. Kõige tavalisemad olid lihtsad kineetilised vastumeetmed, sealhulgas killulaengud, võrgud või isegi droonide omavaheline füüsiline tõrjumine. NATO enda liitlasvägede transformatsiooni väejuhatus tunnistas probleemi ametlikult ja esitas taotluse uuenduslike lahenduste leidmiseks fiiberoptiliste FPV drooni tõrjumiseks, sest olemasolevatel süsteemidel uudus nende vastu lahendus. Seejärel lisas Ukraina teatud platvormidele tehisintellekti abil toetatud visuaalse juhtimise, mis võimaldas droonidel iseseisvalt sihtmärke tuvastada ja jälgida isegi siis, kui fiiberkaabel katkes või operaator kaotas lõppfaasis ühenduse. Tehisintellekti süsteemidel endil on tuhandeid erinevaid arendajaid, kes kas töötavad ühiselt või loovad erinevaid lahendusi, et muuta droonid vastupidavamaks ja raskemini häkitavaks. See viis kohanemisi arendustsüklini, mis ületas kaugelt selle, millega tavapärane lääne hankesüsteem hakkama sai. Kui varem testiti uusi süsteeme aastaid, siis Ukraina oli praktiliselt sunnitud liikuma prototüübist lahinguväljale vaid nädalatega. Venemaa oli sunnitud võtma sama tempo, arendades võimaliku vastumeetme, kuid Ukraina insenerid hakkasid sellest juba nädalatega üle saama, enne kui seda jõuti kogu rindel laiali jagada. Eriti on Pantsiri õhutõrjesüsteem, mis on loodud keskmise kõrgusega õhusihtmärkide tabamiseks, radariga juhitavate rakettide ja kahuritega, osutunud pidevalt ebapiisavaks väikeste, raskesti märgatavate droonide vastu, mille radari ristlõige on minimaalne.
2026 aasta alguseks väitis Ukraina, et on hävitanud poole Venemaa pantsiirisüsteemidest okupeeritud aladel, mõnikord just nende droonide kategooriaga, mille vastu need olid mõeldud. Venemaal oli vaja vastust. Mobiilne tulegruppide võrgustik oli Venemaa vastus oma elektrooniliste ja raketipõhiste kaitsesüsteemide läbikukkumisele madalal lendavate drooniohtude vastu. Kui keerukas tehnoloogia ei suutnud väikseid odavaid droone usaldusväärselt peatada, siis paigutati relvastatud sõdurid tõenäolistele lähenemispunktidele ja lasti neil droonid kuulipildujatega alla tulistada. See oli tagasipöördumine põhitõdede juurde. Madaltehnoloogiline, hajutatud ja elektrooniliselt raskesti allasurutav ning see tõi Ukraina droonide tegevusele reaalseid kulusid. Droonid, mis suutsid navigeerida GPS-i segamise ja raadiosageduse häirete kaudu, võisid siiski sattuda hästi paigutatud raskerelvastusega meeskonna tule alla. Venemaa ehitas selle võrgu just seetõttu, et see kujutas endast ohukategooriat, mida elektroonilised vastumeetmed ei suutnud lahendada. Relvastatud FP2 sulgeb selle ahela. Mobiilne tulegrupp loodi lahendusena elektroonilise sõjapidamise piirangutele droonide vastu. Rakettidega relvastatud droon on lahendus mobiilse tulegrupi ohule droonidele. Peamine erinevus varasematest vastumeetmete vastastest kohandustest on see, et see võtab elusid. Segatud droon kukub alla. Relvastatud droon, kui ta tuvastab tulemeeskonna, kes üritab teda kinni püüda, tulistab lihtsalt rakette, mis on mõeldud jalaväelaste tapmiseks, enne kui jätkab oma sihtmärgi poole. Selle arenguga kaasnev laiem operatiivne pilt kirjeldas selgelt kaitsetööstuse ekspert Anatoli Kravtšinski, kes juhib relvatootmisettevõtet. Selle asemel, et kasutada ühte suurt lennukit, mis kannab erinevaid relvi, näiteks B2 pommitaja või F-35 hävitaja, kasutab Ukraina koordineeritud parvi, kus igal droonil on kindel ülesanne. Ründedroonid, mis kannavad raskeid laenguid, sihivad peamist sihtmärki. Rakettidega varustatud saatjadroonid suruvad maha või hävitavad kõik, mis üritab teel vahele segada. See tekitab kaheosalise ohu, kuna üksikud droonid on palju võimekamad kui sõja alguses ning parv loob uue, kõikehõlmava väljakutse, mida ei saa lahendada traditsiooniliste tõrjerakettidega. Selle põhjuseks on lihtne füüsika ja majandus. Tavalise raketiga varustatud lennuki puhul kasutaksite sellist tõrjeplatvormi nagu Patriot, et alla tulistada vaenulik rakett või seda kandnud lennuk. Kui tõrjerakett maksab $2 miljonit, siis $100 miljoni suuruse lennuki alla tulistamine on mõistlik. Aga kui sa üritad alla võtta mitut odavat drooni, siis hakkab tõrjerakett äkitselt tunduma aja ja raha raiskamisena. Parveena kujundatud droonid tekitavad lisaks ka järjest suuremaid probleeme tuvastamise ja elektroonilise segamise jaoks. Ukraina segab sageli sisepõlemismootoriga droone reaktiivmootoriga droonidega ning need kaks tekitavad põhimõtteliselt erinevaid radari ja akustilisi signatuure. Radar, mis on optimeeritud ühe signatuuri tuvastamiseks, jääb teise vastu hätta ning tuvastusparameetrite reaalajas ümberseadistamine ei ole midagi, mida õhutõrjeoperaatorid suudaksid usaldusväärselt teha. Isegi siis ei ole uute droonide eesmärk tingimata õhutõrjet hävitada. Kõik, mida vaja, on sundida mobiilseid õhutõrjemeeskondi varjuma, positsioone vahetama või töö katkestama piisavalt kauaks, et teised droonid saaksid läbi minna. Ukraina süvarünnakute operatsioone on alati piiranud vähem kaugus kui väljakutse läbida kaitsekoridor, kontaktliini ja sihtmärgi vahel. Iga läbimurre on eraldi operatsioon, mis nõuab planeerimist, ajastust ja sageli täiendavate platvormide kasutamist kaitsemaha surumiseks. Relvastatud droonid ei lahenda seda probleemi täielikult, kuid nad vähendavad iga üksiku läbimurde hinda. Selle tehnoloogia tulevik on juba nähtav selles, mida Ukraina on teinud teistes valdkondades, näiteks Magura V5 mereväedrooni arendusteel. Magura alustas pinnadroonina, poolautonoomse kamikaze-paadina, mis oli loodud rammima ja plahvatama Vene mereväe laevade vastu. See uputas sõjalaevu või kahjustas mereväe infrastruktuuri. Venemaa reageeris, saates välja kopteripatrulle, et püüda paadid kinni enne, kui need sihtmärkideni jõuavad, sest kopter suudab pinnadrooni avastada ja rünnata, enne kui droon jõuab löögikaugusesse. Ukraina vastus kopteriohule oli relvastada Magura V5 R-73 õhk-õhk tüüpi rakettidega, mis on algselt mõeldud MiG-29 ja Su-27 hävitajatele õhulahinguteks. See kohandati sisuliselt paadile õhk-õhk raketist innalt õhku relvaks. 2024 aasta lõpus kasutas Magura V5 neid rakette, et tulistada alla Vene Mi-8 helikopter okupeeritud Krimmis. Pinnalaev, mis oli mõeldud laevade ründamiseks, tulistas alla helikopteri, mis saadeti seda peatama. Ja sellega asi ei piirdunud.
Magura V7 varustati seejärel AIM-9 Sidewinder rakettidega. 2025 aastal tulistas üks neist platvormidest alla 2 Vene Su-30 hävituspommitajat, mis üritasid droonide formatsiooni kinni püüda. See oli esimene kord ajaloos, kui mehitamata pinnalaev hävitas mehitatud lahingulennuki. See sarnaneb väga FP2 praeguse trajektooriga. Ukraina kasutas või kujundas üheotstarbelise platvormi, suutis selles rollis edu saavutada, kohtas konkreetset vastumeedet ning täiustas seejärel platvormi relvadega, mis olid spetsiaalselt loodud selle vastumeetme ületamiseks, säilitades samal ajal algse võimekuse. Järgmine samm Magura trajektooris on relvade võimsuse suurendamine, tegevusraadiuse pikendamine ja uute sihtmärkide kättesaadavaks tegemine. See haakub otseselt FP2 ametliku arendusplaaniga. Firepoint on juba suurendanud FP2 tegevusraadiust 230 miilini. Järgmine samm pärast seda võiks olla rakettide varustamine lasersihtimisega, asendades juhitamatud lahingumoonasüsteemiga, mis suudab jälgida ja tabada liikuvaid sihtmärke. NARi integreerimine FP2-le ei ole iseenesest otsustav areng. Raketid on vanad. Kuigi drooniplatvorm on võimekas, ei ole see iseenesest revolutsioon lennuki konstruktsioonis. Oluline on kombinatsioon ise, kinnitus selle kohta, et kombinatsioon töötab ning see, kui kiiresti Ukraina liigub järgmise versiooni suunas. Venemaa ehitas Ukraina droonide vastu kihilise kaitsearhitektuuri ning iga kiht on süstemaatiliselt tuvastatud, sihikule võetud ja vähem tõhusaks muudetud. Elektrooniline sõjapidamine ei suutnud fiiberoptilisi droone peatada. Rakettidel põhinev õhutõrje osutus väikeste, raskesti märgatavate platvormide vastu ebapiisavaks. Liikuvad tulegrupid osutasid tõelist vastupanu ning nüüd surutakse need grupid lähenemisel maha ja sunnitakse laiali hajuma. Ja kõik andmed viitavad sellele, et Venemaa kaotab aeglaselt võime sammu pidada Ukraina arenguga. Pea meeles, 2022 aastal oli just Venemaa see, kellel oli droonide osas eelis. Venemaa oli see, kes tõi esimesena kasutusele fiiberoptilised droonid ja Ukraina kopeeris selle kuu aja jooksul. Venemaa kasutas liugpomme, et luua juhitamatu kaugmaa küllastuspomitussüsteem ning Venemaa arendas elektroonilise sõjapidamise vahendeid FPV droonide vastu võitlemiseks. Kuid pärast aastat 2025 hakkas Venemaa reageerima Ukraina ohtudele. Tankid tuli ümber ehitada, et drooniparvedes ellu jääda ja seda katset naerdi välja. Venemaa kaotas pidevalt radari- ja tõrjesüsteeme ja nüüd kaotab ta ainsa alles jäänud kaitse, päris inimesed. Arvestades, et tema õhujõud on maas, soomusmasinad kaotavad soomust ja inimesed hukkuvad, hakkab Venemaa kaotama. Ja võib-olla on vaid aja küsimus, millal me hakkame nägema videoid, kus Ukraina droonid on taevas täiesti takistamatud. Aga see on ka sellepärast, et Venemaa laguneb aeglaselt seestpoolt. Kui soovid rohkem teada saada, vaata seda videot ja kindlasti vajuta tellimisnuppu, et olla kursis viimaste arengutega Ukraina sõjas ja ülemaailmses geopoliitikas.